on oma teoses Hõbevalgem kõnelenud sellest, kuidas usk on olnud Soome õpilastele ajast aega väga pühaks puuks. See on nende jaoks olnud sammas, mis hoiab taevast tulema. Ja täna oleme me kristlikus pühakojas, mille altarimaaliks on uus. Aga iga rahvas lisaks sellistele sümbolitele vajab ka sümboleid inimeste näol. Oli selle meil, hea perekond meil, arvastad kohalikud. Lennart Meri oli meil esimene taasiseseisvumise järgne president. Me valisime teda kogu rahvaga, me toetasime teda kogu rahvaga. Ja me lootsime, et tema viib meid sinna, kuhu me tahasime, sõprade seltsi Euroopasse, turvalisse keskkonda, NATO-sse. Ta oli selle tööga juba alustanud välisministrina. Ja ma arvan, et kõik need, kes mäletavad neid aegu, kui Eesti oli värskelt saanud taasiseseisvuks, oskavad ette kujutada, mida tähendas see töö, mida veel enne meie taasiseseisvumist. Lennart meil tegi selleks, et pääseda sisse ustest. Ma ei tea, kui raske see võis olla, aga ma tean, et ka täna ei ole maailm vaba mõnikord hoolimutust suhtumisest väikeste riikide suhtes. Aga Lennart Meril oli üks relv, lisaks tema fantastilisele isiksusele, mis tõenäoliselt ei põttunud tagasi isegi juhul, kui ta pidi alustama sisenemist mõnda välisministeeriumisse näiteks väärtusest uksekoridega. Ma olen üsna kindel, et selliseid võtki liiselt tuli esimestel aastatel. Ja siis, kui meil ei olnud üldse päriselt tagasärjuste peas. See relv oli väide. Eesti austab neid samu väärtusi, neid samu demokraatlikke väärtusi, mida teil ei arvas. Eesti sellisena austaks neid demokraatlikke väärtusi, mida teil Euroopas ja mujal vabas maailmas kuulub teie hulka. See on teie kohustus, suured ja tugevad. Kui te tõepoolest usute oma enda väärtustesse, et igaühel on õigus, igaühel peab olema võimalus, siis te peate neid toetama. Ühtegi teist argumenti, millega Lennart Meri oleks võinud ennast relvastada nendel aastatel, tegelikult ei olnud. Ja säändiväärtuse vaitu andis Lennart Meri Terav Latvale ühe intervjuu, silmus hiljem raamatuna aastal 2000. Ja seal rääkis Lennart Meri sellest, mis võiks olla 21. sajandi suur väljakutse. Ma tegelikult tahaksin, et tal ei oleks olnud võimalus, aga tal oli. Ja ilmselt inimesena, kes oli palju mõelnud inimeseks olemise keerulise kunsti üle, teadis tema siis seda, mida mina näiteks tollel ajal ei mõistnud. Seda, et kõik need demokraatlikud väärtused, kui sa oled ennast nendeni välja võidetud, ei püsi seal niisama. Me peame iga päev ikka ja jälle tegema seda tööd. Võitlema selle eest ja seisma selle eest, et nad oleksid olemas. Ja Lennart Meri nägigi seda ette. Ta ütles, et sellest kujub 21. sajandil üks suur töö. Sest et inimesed tahaksid näha pigem materiaalseid väärtusi. Nad tahaksid pigem mõelda ilusatest autodest, kaunitest reisidest, vähem väärtustest, sest need on nagu olemas. Aga ta ei uskunud, et 21. sajandi põhiküsimuses ei oleks seesama vabaduse küsimine, demokraatia küsimine. Nii ta ütles. Või kui me vist oleks tahtnud, et ta eksimuks
aga ta ei eksinud. Mitte kunagi ei eksinud Lennart Meri sellest põhilisest. Tema kompass oli alati täpne ja õige. Ja mis sa saada, praegu tihti võib võtta enam-vähem juhuslikku president Meri kõne ja kõik see, mida on täna vaja, et edasi kinnitada oma usku demokraatlikusse Eestisse, oma usku sellesse, et demokraatliku maailma püstimine on üldse võimalik. Et meie koht, mille me oleme endale tänaseks välja võidelnud selles maailmas, et sinna samuti hoita, kaitsta. Selle usk meid toetab, aga hoiatab meid ka see, mitte kunagi ei võidusta hommikul üles mõelda. Täna on üks jälle iseenesest mõistetavalt ilus, tore, kevadine, vaba päev, kus ma võin minna õue ja öelda või tahta parjuda seda, mina täna mõtlen ja tunnen kartmata, et sellele järgneb midagi halba. Meie, ma vaatan siit saalis mingi väga valgeras enamuses mäletame ka seda aega, kui ei võinud oma salvesti öelda seda, mida mõttes, sest võiks juhtuda midagi väga halba. Lähen vaeva iga päev, selle nimel kaitsta Lennart Meri loodud siin Eestis demokraatlikku ja vaba Eesti. Sellist, kus on hea tulla koju, võtta riivist raamat, võtta see raamat, mida sa pead kinni silmist osuga, istuda maha ja õppeda. Just selline oli Lennart Meri unistuste Eesti nõustu. Ja ta oli suur rännumees, aga suure rännumehed tavaliselt teavad, kui hea jõuda puhasesse ja kodusesse väikesesse Eestisse, kus teda maha ja võtta seda raamat. Sel nädalal võiks öelda, tugev on, tugev on. Täna Kadriorust käsid noored näitlejaüliõpilased Lennart Meri tekste. Seal on väga palju ära käimist, seal on väga palju tehti kaugeldast maadest. See kõik jõudis alati tagasi. Seal oli ka mõistmist, et ei saagi aru, kui hea kodu, kui ei ole kodu, kui ei ole kogu aeg. Ma arvan, et Lennart Meri oleks tänase Eestile tegelikult päris õige. Sellele on mida saada. Aga päris meeles, nii nagu me kõik peame elada meie demokraatia võimise ja kaitsmise, kogu Euroopa demokraatia võimise ja kaitsmise pärast. Oleme ühes, aga teeme tööd. Maksume, Lennart Meri võiks seda vaadata. Aitäh kuulumist. Austatud Eesti Vabariigi president, Lennart Meri perekonnaliikmed, ekstsellentsid, head kuulajad. Viimsi vald on alates aastast 2012 kutsunud ellu Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi. Selle eesmärgiks on jäädvustada Eesti riigi ja kirjaniku Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri mälestust, innustada, toetada ja premeerida kõrgkooli üliõpilast või magistrikraadi omandanud noort, kes on pärit Viimsist või kes täna on Viimsiga seotud, töötab siin, kes on teinud silmapaistva uurimustöö või seadnud sihiks sellise koostamise humanitaarvaldkonnas. Mul on au paluda komisjoni liikmetel Mart Meril ja Laine Randjärvel kuulutada välja seekordne Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri stipendiumi saaja. Lennart Meri stipendiumi laureaat see aasta on Doris Raave Tallinna Ülikoolist. Tema teema on päris huvitav, seda on võib-olla natuke raske teile siin kirjeldada, aga ma väga lihtsalt püüan seda edasi anda. Ta on lingvist, ta on psühholingvist.
efektiivsemaks, selle läbi me teame, mis toimub siin peas, selles